koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga alustas Narva Muuseum uut projekti, mille nimeks on Narva Raidkivi. Projekti raames EKA tudengid viivad läbi raidkivide inventuuri. Nad mõõdavad, pildistavad, kirjeldavad ja ka puhastavad raidkivide fragmente. Projekti raames me uurime raidkive, mis oli toodud muuseumisse peale teist maailmasõda. Muuseumi töötajad ja võib-olla kohalikud elanikud korjasid neid raidkive üle linna ja tõid muuseumisse, kuna arvasid, et see on midagi väärtuslikud, midagi, mida tuleks säilitada. Lisaks raidkivide fragmentide uurimisele toimub ka loengute sari, mis aitab mõista paremini Narva ajalugu ja kohaliku kunsti ja kultuuri eripärasid. Triin Grönströp viib läbi loengu, mis tutvustab ühe konkreetse maja lugu. Mina osalen selles Narva baroki projektis juba teist korda ja käsitlen täna ühte konkreetset maja, mis siin Narvas ehitati 1695 kuni 1701 sai see maja lõplikult valmis, aga laiemalt selle projekti kohta, et miks ma olen siin alati rõõmsal meelega valmis kaasa tegema, siis minu jaoks on erakordselt huvitav selline katse nii-öelda kadunud linna taas visualiseerida. Et meil on olemas arhiiviallikad, meil on olemas väga palju erinevaid fotosid ja kui see kõik kokku panna, et kuivõrd on võimalik siis ühest linnast saada ülevaade või teda uuesti taas luua. Ja siis see tänane loeng on ka katse siis ühe maja kohta, et mida me võime teada saada ja kuidas see aitab meil sellele kadunud linnale lähemale pääseda. Et see on ka minu jaoks kogu selle projekti suur väärtus, et seda vana Narvat nii-öelda taas luuakse. Enn Küng räägib meile laiemalt 16-17. sajandi Narva elust. Tervist! Minu nimi on Enn Küng, igapäevaselt töötan Tartu Ülikoolis, olen Eesti varauusaja kaasprofessor ja suur osa minu senisest teaduslikust elust ja tegevusest on olnud seotud Narvaga, Narva ajalooga, aga eelkõige küll Narva majandusajalooga ja kaubandusega. Täna siin Narvas räägin ma peaasjalikult nii-öelda üldistes joontes, mida kujutas endast siis Rootsi-aegne Narva, kuidas Rootsi aeg Narvas algas, kuidas see kulges, millist mõju üldse see periood linnale siis avaldas. Ja ma arvan, et kui minu ettekanne on üsna paljuski majanduslikest joontest selle linna ajaloost, siis see annabki just selle tausta, mida siis kunstiajaloolased võiksid kasutada oma edasistes töödes. Andrus Laansalu räägib fragmentaarsusest ja asjade lagunemisest, mis on hästi oluline teema, kuna Narva füüsiline pärand ongi suuresti säilinud fragmentidena. Nii, kuna me räägime siin Raidkivi projektis Venemaa pommitamise tagajärjel tekkinud purustustest, need raidkivid, mida siin uuritakse, on pommitamise tagajärg, siis see tähendab seda, et miski, mis oli enne terviklik ja koos, on pärast seda katki. Aga pommitamise küsimustega mina oma loengus tegelema ei hakka. Ma räägin purunemisest üldisemalt, sest see on minu doktoritöö teema, mismoodi fragment ja tema taha kujutatav tervik omavahel suhestatud on ja sealt saab ehitada üles mingisuguse arusaamise süsteemi sellest, miks me üldse katkisi objekte parandame ja miks me üldse otsime neid tervikuid objektide taga. See ongi minu üldisem teoreetilisem teema. Vaatan fragmenti ja küsin, miks on tähtis see, mis kunagi oli fragmendi taga. Lisaks sellele Marge Laast, kes on praktikajuhendaja, viib läbi praktikumi, kus tutvustab raidkivide materjale, mis paekivist neid valmistati, kuidas seda tehti, mis on olulisemad tüüpid ja see praktikum on ette valmistatud koostöös Helle Perensiga. Lisaks loengutele kõiki projekti osalejate jaoks me teeme linna ekskursiooni, külastame ka näitusi, näiteks näitus Narva 44
ja näituslinn, mis ei unune. Ja see on hästi oluline, sest kui sa teed mingit tööd, on hästi oluline mõista, miks sa teed seda ja mis on selle väärtus. Ja sellised üritused, loengud, ekskursioonid, näituste külastamised kindlasti väga palju annavad sellele juurde ja aitavad mõista selle töö väärtust. Projekti raames suutis meeskond tuvastada mitmed varem tundmata detailid. Juba projekti ettevalmistamise käigus märkas praktikajuhendaja Marge Laast 2 puttapea fragmenti, mis moodustasid ühtse terviku. Samuti avastasime 2 fragmenti inglist, mis kaunistas varem Levin Numensi maja portaali. 17. sajandi keskpaigas kiviraidur Jakub Preussi loodud portaal hävis 1944. aastal, kuid mõned osad sellest portaalist õnnestus säilitada. Sellised leiud on uskumatult suur õnn, kuid ühtlasi ka pikka ja raske töö tulemus. Lisaks projekti tulemusena õnnestus meil parendada kollektsiooni säilitamise tingimusi. Kivi on raske ja võrdlemisi habras materjal ning raitkivede ümberpaigutamisel peab olema väga hea põhjus. Nüüd on mitmed raitkived paigutatud riiulitesse varasemalt, loogilisemalt ja ka turvalisemalt. Seeläbi need on uurijatele paremini kättesaadavad.